Selles videos tutvustame teile Toyota Camry mudelit. Siin isendina on teil näha siis üks enim valituid mudeleid nimega Executive. Esimese asjana tutvustaks siis uste avamist, uste sisenemist. Variante on siis kaks, ühesõnaga kas vajutad puldist nuppudest uksed kinni lahti või on teil siis võtmete avamise võimalus ja võtmete sulgemise võimalus ka. Sulgemine käib siis sellest kahest riibust. Avamine on lihtsalt võtad käepidemes kinni ja uksed lähevad lahti. Ja kolmas versioon on veel olemas, on füüsiline võti. Et võti asub siis puldi sees, seda osa liigutad paremale, võtad võtme välja. Võtmega siis saad manuaalselt uksi kinni lahti teha ja turvapatja kõrvalistöö poolt siis välja lülitada, juhul kui on tarbis seisistmele panna siis beebit sellega sõidusuunas istuma. Tankimisava kui selline on alati Toyotadel enamasti siis juhi pool. Asub ta siin ja avamiseks on siis nupp siin, mida peab siis peal hoidma. Ja kohe avan ka siis kapotti, et lähme liigume vaikselt sujuvalt ette ka. Tankimisava puhul siis avad luugi, korgi, võtad eest ära. Hoiustamiseks on võimalus siis siin luugi üles. Kütused siis on võimalik kasutada mõlemaid, nii 95 kui 98 bensiini. Ei tohiks siis kasutada diiselkütust. Korgi sulgemisel siis keerad senikaua, kui käib selline väike nõks ja ongi valmis ja võib sulgeda kaane. Edasi lähme siis kapoti alla. Kapoti avamiseks siis on alati hea moodus meelde jätta, et Toyota märgi juurest paremalt poolt paned käe siia alla, suunad näpud natukene allapoole ja leiad üles kohe selle hoova, millega avada. Antud mudelil on siis amortisaatorid, avaneb ise ja siis sulgema peab siis manuaalselt. Põhikoht, miks inimesed üldse peaks siia kapoti alla tulema, on siin. Klaasipõsöödelik, muust kork, pilt on peal ja enamasti meie poolt siis, kui auto läheb üle, kliendile on see täis pandud. Lisainfoks. Mootorid siis hübriidautol on alati kapoti all kaks. Üks on siis bensiinimootor, 2,5 bensiinimootor on siis siin ja hübriidajam on siis seal kõrval kohe. Töötavad nemad siis koos eraldi, auto kogu aeg ise mõtleb ja klient siis või roolis istuja saab ise siis mõjutada oma sõiduvõtetega varem vahetuma siis mootoril elektri peale. Üks oluline koht on see, et kuna siis suur hübriidiaku asub tagaistme all, siis käivitusakut, nagu näete, siin ei ole näha. See väike käivitusaku asub siis samamoodi pagasiruumis. Ja selleks, et nüüd juhul kui auto aku on tühjaks saanud, autot käima panna, siis teil oli võimalus manuaalselt uksi kinni lahti teha. Manuaalselt on võimalik avada ka kapotti ja siis tuleb üles otsida see kaan. See kaan tuleb eemaldada. Ja krokodillide puhul, juhul kui teil on krokodillid, siis pluss klemm krokodillil läheb selle katte alla kinni siia. Ja miinuse võib panna siis siia poldi külge näiteks. Ja sellisel moel on siis võimalik auto krokodillide tööle panna. Ja kindlasti uue auto ostu puhul on siis Toyota abi, mis kehtib siis hübriidil või pikeneb kuni 10 aastani. Ainukeseks tingimuseks on see, et siis autot peaks hooldama iga aasta või iga 15 000. Nii, siis ega siit rohkem ei olegi. Paneks vaikselt kinni. Laseme kukkuda umbes nii kõrgelt, siis ta läheb kohe kinni. Esiosas siis olulised asjad on meil radarid. Radarid asuvad siis siin Toyota märgi taga ja esiklaasil. Esiklaasil on siis automaatsete kaugtulede vahetus, raja jälgimine ja kiirusepiirangumärkide tuvastus. Soovitan kindlasti kiirusepiirangumärke alati mitte usaldada, ta võib ka vahest siis valesti näidata. Olulised radarid on siin märgi taga. On adaptiivse püsikiiruse hoida distantshoide radar, ühesõnaga roolilt valite kiiruse, valite distantsi, mis teie seal avautoga hoiab ja temas siis see radar hoiab vahet. Teine radar on kokkupõrke ennetus. Jälgib ees toimuvat, annab märku, kui on oht. Viimasel hetkel, juhul kui ta tunneb, et teie reageeri, siis auto pidurdab ise. Ja kindlasti me reguleerime autot üle andes ta maksimaalse jälgimise peale, isiklikult soovitan ta jätta niimoodi, sest see radar võib teie elu reaalselt päästa. Esiosas siis veel on parkandurid, tulepesurid. Tulepesurid võib meelde jätta, et töötavad ainult siis, kui lähituli põleb. Kui sõidate päevasõidutulega, siis esitulele vette ei tule. Enamus tulesid esiosas siis on LED-tuled, nii lähituli, päevasõidutuli, kaugtuli kui ka udutuled ja pukseerimiskonksu avakoht oleks siis siin katte taga. Ja siit siis liiguksimegi edasi tagaosa juurde.
Pagasiruumi puhul on siis see, et teil on jällegi võimalusi 3, kuidas avada. On roolis istudes siis vasaku põlve juures avamise koht. Avamise koht on ka puldil ja manuaalne avamine on siis siit luugilt. Ja jätke meelde, et siin keskel on siis kaamera, avamise koht on siin paremal. See on siis siin. Kuni executive varustuseni siis võib meelde jätta, et istme seljatugesid saab alla lasta. Selleks on avamise hoovad või tähendab allalaskmise hoovad siin pagasiruumis. Premium varustusel neid hoobasid ei ole, premium varustusel on siis taga seljatugi siis elektriline ja neid alla lasta ei saa. Siin näete ka siis lisavarustuses kummimati ja mis olulised kohad on veel siis siin katte all. Siin katte all on siis rehviparanduskomplekt, ühesõnaga vahtkompressor, tungraud, rattavõti ja ohukolmnurk siis. Mis siin veel olulist pagasiruumis on poekoti aasad. Poekoti aasad on siis mõlemal pool siin ääres. Siia taha pannakse siis poekotid, et nad ei lendaks siis asjad ringi mööda pagasnikut. Ja sulgemine käib siit. Tõmbate alla, mina enamasti aitan kaasa siit. Siis tagaosal on, nagu näete, veel siis parkandurid. Parkandurid on kindlasti ka ees. Sellel varustusel töötavad siis piiksumised jälle, mida lähemale objekt tuleb, seda tihedam piiksumine toimub ja ühtlane pinin tähendab seda siis, et stopp. Objekt on 30 cm kaugusel, rohkem edasi tagurdada või sõita ei ole tarvis. Ja siit edasi liiguksimegi siis salongi. Räägiks esimese asjana ära istme reguleerimise. Kindlasti võib meelde jätta, et seda osa siis edasi-tagasi liigutades saad ette-tahapoole liigutada. Siit esimest osa üles-alla liigutades saate liigutada esimest patja siit ja tagumist otsa liigutades üles-alla saate reguleerida istme kõrgust. Seljatugi on siit ja viimane nupp, mis on ümmargune, siit ettepoole hoides peal siis nimetoepadi täitub, mis on alaseljas, teisele poole hoides ta tühjeneb. Rooli reguleerimine on siin külje peal vasakul pool. Jätke meelde, et alati peab siis panema süüte sisse, vastasel juhul seda rooli reguleerida ei saa. Ukse pealt, aknatõstukid, 4 tükki, kõik elektrilised, manuaalsed uksed kinni lahti ja akende blokeerimise nupp. See on siis see, et kui see tuluke põleb, see tähendab seda, et teised aknad ei tööta, töötab ainult juhipoolne aken. Peeglite reguleerimine siit valides siis vasak-parem ja sama hoovalt siis saad üles-alla parem-vasak reguleerida. Ja viimane nupp siin on peeglite siis, kas on lahti asendis, kokku pakitud asendis või auto asendis. Auto asendis tähendab seda, et kui sa paned uksed lukku, peeglid jooksud kokku, teed lahti, peeglid jooksuvad lahku. Siis edasi liikudes, siin on väike laegas, kuhu saate asju panna. Automaatsete kaugtulede vahetuse nupp, see tuluke peab põlema. Koemekangilt peab olema valitud autofunktsioon ja kang peab olema lükatud ette. Siis hakkab radar reaalselt tööle. Tähendab isegi ette ei pea lükkama, et ta võib olla selles nullasendis. Et see A-täht seal ees siis annab kinnitus, kas see radar töötab reaalselt või mitte. Veoja kontroll. Seda soovitan kasutada, kui olete näiteks lume kinni jäänud, et ratas saaks vabalt pöörelda. Tagal luugi avamise nupp, hoiate siis pealt saate avada. Järgmine nupp on tankimise avamise nupp, ühesõnaga samamoodi tuleb peal hoida. Rooli soojendus, mis on talvel väga oluline. Hoitud sisse, neid osa siis hakkab siis roolil soojendama. Kui on liiga kuum juba, siis saab välja lülitada. Udutuled, siin on üks keeratav osa. Ühesõnaga jätke meelde, et alati, kui sa siit keerad esimene nõksu, siis tuleb roheline märk sinna, tähendab seda, et esimesed udutuled põlevad. Keerad teise nõksu, tuleb kollane märk sinna ekraanile, see tähendab seda, et tagumised udutuled põlevad. Kui keerad nulli, mõlemad udutuled on välja lülitatud, töötavad ainult siis kas päevasõidutuli või lähituli. Rooli pealt siis edasi liikudes, siin on üles-alla parem-vasak valikud siis armatuurist, telefoni vastuvõtt, kui on Bluetoothiga ühendatud telefon, raadio heli vaiksemaks kõvemaks, hääl valimine. Püsikiirushoidja on siia toodud roolile. Siia peale vajutades hakkab tööle, set vajutad jääb hoidma, üles-alla pluss-miinus saad reguleerida, cancel või pidur läheb maha. Ja kindlasti juhul, kui te olete nüüd setiga valinud kiiruse, tuleb valida siis distants, mis teie oleva autoga hoiab, et seda saab teha siis sellest nupust. Raja jälgimine, ühesõnaga kui häirib, et ta siis liiga palju keerab või piiksub, siis lülitada saab välja sellest nupust. Mode on erinevad valikud raadio pealt, AM, FM, Bluetooth
ja nii edasi ja kanalite valik siis parem-vasak siit. Sealt ekraanilt siis nüüd kui siin surfata üles-alla parem-vasak, siis esimene vaade, mis vaadatakse, on siis keskmine kütuse kulu. Jätke meelde, et keskmist kütuse kulu saab nullida siis OK-nuppu peal hoides ja selles vaates näeb ära siis ka ühesõnaga palju saab sõita antud kütusega, mis on paagis. Kindlasti tuleb meelde jätta, et võib olla valikuid paremale-vasakule, et kindlasti sinna üles tekivad need nupulukesed. Järgmine vaade siis siit olekski, ühesõnaga auto hakkab hindama teid, kuidas oli kiirendus, kuidas oli ühtlane sõit, kuidas oli pidurdamine. Enamasti mina isiklikult kasutan seda vaadet, on ära numbrilise kiiruse, palju saad sõita. Ja siin on siis protsendiline hinnang siis teie sõidule, et auto siis näitab ära, kuidas teil läks. Allapoole liikudes siis raja jälgimine ja kus siis asute navigatsiooniseadme järgi. Veel allapoole minnes siis raadiovalikud või mis kanal mängib. Mis abid teil töötavad. Energiamonitor. Siin on siis see vaade, kus siis näeb ära reaalselt, mis on aku laetavus, mis mootorid mingil hetkel töötavad, millal toimub laadimine. Ja paremale liikudes siis näeb ära ratta või rehvi rõhud. Ja nüüd allapoole minnes viimane valik on radarite seaded. Ühesõnaga raja jälgimine. Siit siis enamasti me paneme kõik jällegi sisse maksimaalse jälgimise peale, aga väljalülitamise nupp oli siis ka rooli peal. Kokkupõrke ennetus oli siis see radar, mis jällegi enda poolt paneme alati siis loovutusel sisse maksimaalse jälgimise peale ja tema oli siis see radar, mis siis pidurdas viimasel hetkel, kui auto tunneb, et teie ei reageeri. Siin on huvitav koht, kus siis saab valida, kas siis adaptiivset püsikiirushoidjat kasutades 90 km/h sõites tuleb 70 märk, kas ta hakkab pidurdama ja kiirendama või mitte. Isiklikult soovitan ta välja jätta. Teine, mida ma soovitan tegelikult välja jätta, on siis kurvi minemise pidurdamine, ütleme nii, reduction, et mind see häirib. Ühesõnaga, kui te hakkate kurvi sisenema, auto vähendab automaatselt kiirust 5 kilomeetri võrra. Ja seda ma olen enda poolt välja lülitanud, sest see häirib sõitmisel. Järgmine valik on siis pimenurga andurid, tundlikkus ja kui heledalt ta põleb. Jällegi väga hea lisa, näitab ära siis tuluke, et kas keegi on pimenurgas või mitte, et siis vaatate rohkem üle õle. Tagant rissunas liikluse andurid. Jällegi hea lisa, et tagurdades, kui keegi või miski on tulemas paremalt või vasakult poolt, siis auto annab sulle sellest märku piiksumise teel. Intelligentse parkandurid on sellel varustusel. Ühesõnaga, kui auto tunneb, et seal on midagi tagurdades või edaspidi sõites, siis ta pidurdab hoo alla, ei lase edasi minna, eks ju. Üldiselt parkandurid sisse välja lülitamine. Näiteks talvel, kui on jäässe jäänud, ei saanud puhtaks, eks ju, siis nad ju piiksuvad kogu aeg, et ei segaks. Märkide tuvastamine, kiirusepiirangu märkide tuvastamine ja kuvamine sinna ekraani peale. Jällegi ärge usaldage alati, vahest ta ikkagi näitab valesti. Automärk siis seadet. Siit siis saate rehvi rõhkusid ise nullida. Ja tagaistuja siis turvavöö siis meeldetuletus sisse välja lülitada on võimalik siit. Ja viimane valik on siis keel. Enamasti on siis inglise keel valitud, eesti keelt siis ei ole, vene keel, soome ja nii edasi on olemas. Ülejäänud asjad on kõik paigas, siit siis rohkem edasi ei räägiks. Järgmine, mida tutvustaks, oleks siis lae all olevat tulede valik. Siin on siis kohtvalgustid, mõlemad valgustid siit keskelt, eks ju, ja doorvalik. Doorvalik on siis see, et kui ukse teed lahti, kas uksed või tuled lähevad põlema või mitte. Enamasti mina jätan ta sisse, et siis ikkagi tuled lähevad põlema pimedale ja näen, kuhu siis tulen ja istun. Peegli saab ise sättida paika. Jätke öelda, et see tuluke on alati siis tähendab seda, et kas peegel on siis ise tuleneb või mitte. Siia poole liikudes siis on veel üks oluline koht märgina airbag, et alati siis, kui soovite beebit istuma panna kõrvalistujale, siis lülitage turvapadi välja, vastasel juhul on temale siis ohtlik. Ja lael üks väga oluline nupp on SOS. Seda nuppu siis ärge palun niisama vajutage, sellega võib kaasneda trahv. Seda nuppu on vaja siis vajutada, kui saatute avariisse ja turvapadi ei avanenud, aga ei saa autost välja minna ja olete kinni, siis võtategi selle kaane eest ära, vajutate SOS. Ühesõnaga, selle nupu vajutusega läheb GPS-koordinaid häirekeskusesse, teie poole juba hakkab keegi liikuma ja teiega võidakse läbi kõlarit ühendust võtta.
Jällegi seda nuppu ei pea vajutama siis, kui olete sattunud avariisse ja turvapadi on avanenud. See tähendab seda, et automaatselt juba signaal saadeti ära. Raadio. Enamasti, mida kasutan, on home vaade, ühesõnaga koduvaade. Siin on siis, mina panen isiklikult siia vasakusse üles nurka Energy Monitori, ühesõnaga näen ära siis, mis mootor mingil hetkel töötab, millal toimub laadimine. Näen ära raadioinfo ja siis originaalnavigatsiooni järgi, kus ma asun. Menüü valiku all on kõik nupud eraldi välja toodud. Ühesõnaga asukoht, see on siis originaalnavigatsioon. Audio on siis raadiovalikud, ühesõnaga AM, FM, heli, kuidas siis tundub, saab reguleerida siit ja kanaleid valida ja salvestada siis oma lemmikute alla. Telefoni ühildamine Bluetooth süsteemiga. Info all on siis sama energiamonitor. Siin on lisaks veel valikud trip information, see tähendab seda, et saate minutilisi tulpasid vaadata, palju minutis on võtnud kütust. Kindlasti, mida rohkem e-tähti siia tulpa tuleb, seda ökonoomsem te olete olnud. Ja history all on siis mingi distantsi, konkreetse distantsi peale kütusekulu. Ühesõnaga sõidategi Tallinna-Tartu, Tartus vaatate, palju kütusekulu oli. Isiklikult mina jätan alati siit vaate Energy peale, sellepärast et see pilt tuleb alati koduvaatesse mul kaasa. Menüü alla tagasi minnes on viimane valik seadet, setup. Üldseadet, keel, koduekraani saate ikoone ümber tõstada siis selle valiku alt. Preferred services, jätke palun meelde, et on oluline koht. Kui teil on kas Apple või Android telefon, siis siit te peate vastava valiku tegema. Vastasel juhul ei saa siis Apple CarPlay'd või Android autot kasutada. Veel edasi minnes piipheli saab välja lülitada, tausta värve saate valida ja üks oluline koht on veel delete all version data. Ühesõnaga kustutada kõik andmed ära, raadiot, telefoni, ühildased ja nii edasi. Bluetooth on see koht, kui on lisa telefoni vaja ühildada. Audio all on kõik paigas, telefoni all enamasti ka kõik paigas ja üks oluline koht veel, mida ma näitaks, oleks autoseadet ja nende siis modifitseerimine. Oluline koht oleks siis uste lukustus. Vajutate siia peale. Isiklikult kasutan mina seda sellisel kujul, et kui ma sõidan kiiremini kui 20 km tunnis, lähevad automaatselt uksed lukku ja lahti tegemise ma panen alati shift to P. Ühesõnaga, nii kui te panete park, käigukangi, uksed lähevad automaatselt lahti. Palju lihtsam kasutada, palju loogilisem. Tagasi koduvaatesse. Siin on valik siis sisse-välja raadio, heli vaiksemaks kõvemaks, ohutuled, temperatuuri või kuidas kliimaseade töötab, valikud siin. Temperatuuri reguleerid sellest nupus keerates. Soovitan kasutada autofunktsiooni, siis ta reguleerib ise, kuhu palju on vaja, et täita seda temperatuuri, mida te olete valinud. Siin nupp siis suunab kõik õhu esiklaasile, et kiiremini puhtaks saaks. Välja ei soovita kunagi lülitada, las pigem autol siis õhk liigub salongis. Ventilaator, kiirus, kuhu puhub. Jällegi neid 3 nuppu ei pea kasutama, kui kasutate autofunktsiooni. Konditsioneer AC soovitan sees hoida aastaringselt, suvelda siis jahutab, talvel viib välja niiskusi, mis jalgade autosse toote ja kujutab reaalselt salongi. Siseringlus, välisringlus ja siin on valik, kuidas siis kliimaseade üldse töötab. Fast, Eco, Normal. Need valikun tähised tulevad siis siia. Suvel soovitan kasutada Ecot, jahutab rahulikumalt ja talvel kasutab mina enamasti siis Normali, siin ei ole ühtegi märget, et ta pakub seda temperatuuri mulle kiiremini. Nupp, siin paremal pool on siis küljepeeglite soojendus ja tagaklaasi soojendus. Ühesõnaga saab siis tööle panna siit ja välja lülitada sealt. Siis siia allapoole liikudes. Siin on siis USB ühildamise koht. Alati jätke meelde, hetkemudelil on siis vaja alati laadimisjuhet, et siis seda ühildada telefoni. Ilma selleta jällegi ei saa. Siin on siis 12 volti pistik. Ja juhtmevaba laadija on siis see osa siin. Alati tuleb siis lülitada ta sisse, roheline tuluke läheb põlema ja kui te asetate telefoni sinna peale ja juhul, kui telefon nüüd toetab seda juhtmevaba laadimist, siis see tuluke läheb kollaseks. Kui ta kollaseks ei lähe, see tähendab seda, et teie telefon ei lae. Saab lükata seda kaant ettepoole, siia saab asju allapoole panna, tagasi. Automaatkäiguhästi on enamasti inimestel tuttav juba, park on park, rattad on blokeeritud, käik on väljas. R on tagurpidi käik, N on neutral ja D on edaspidi käik. Ja juhul, kui te lükate käigukangi drive'i pealt vasakule S peale, see tähendab seda, et te saate manuaalses käiku vahetada siis üles alla pluss või miinus.
ja kui on S-i peal, siis saate sama asja teha siis ka siin rooli taga olevate labadega, pluss-miinus labadega. Sõidurežiimid, Eco, Normal, Sport. Isiklikult kasutan alati hübriidautoga sõites Ecot. Auto on ökonoomne ja juhul, kui ma vajan kiirendust, siis ma vajutan lihtsalt gaasipedaali põhja. Normal on see, et ta hoiab natuke erksama auto ja Sport on Sport. Ühesõnaga hoiab pöördeid kõrgemal, vahetab käiku hiljem ja on siis kütusukulu loomulikult kõrgem. Hold nupp, see on siis see nupp, kui te soovite, et foori taga või siis ummikus seistes hoiaks auto ise pidurit peale, te ei peaks pidurit vajutama. Tuleb kindlasti meeles hoida, et seda nuppu saab vajutada ainult siis, kui te olete uksed kinni pannud, auto tööle pannud ja turvavöö kinnitanud. Peale seda saab seda nuppu vajutada. Selle nupu vajutusega tuleb sinna ekraanile hold, samasugune märk rohelisena ja juhul, kui foori taga jääte seisma, siis korraks rohkem vajutage pidurit, ühesõnaga piduri vajutusega tuleb sinna kõrvale hold kollane kiiri. See tähendabki seda, et auto hoiab ise pidurit peal, võite piduri lahti lasta. Kohe, kui soovite liikuma hakata, siis vajutate lihtsalt gaasipedaali, pidurid lähevad ise maha, hakkab liikuma. EV mode, ühesõnaga 4. sõidurežiim. See on siis see, et seda nuppu te saate vajutada ainult siis, kui bensiinimotor on soe ja hübriidaku on täis. Vajutades seda nuppu saate sõita 2 kilomeetrit elektri pealt, aga sõidate aku tühjaks, mis uuesti vajan, bensiini, ühesõnaga pidurdamist. Kokkuvõttes võtab rohkem või sama palju, ühesõnaga isiklikult väga ei kasuta. Käsipidur on elektriline, tema läheb ise alati maha, kui oled valinud drive ja läheb alati ise peale, kui sa oled valinud park. Istmesoojendused, parem vasakpoolne ja siin saab isegi reguleerida, kui tugevalt ta soojendab siis. Ühesõnaga 3 on maksimaalne soojendus, 2 on keskmine, 1 on minimaalne soojendus ja 0 või ühtegi tuld ei põle, siis ta on välja lülitatud. Topsihoidjad, siin on siis laegas, kuhu saab asju sisse välja panna. Kindlasti tuleb meeles hoida, et nüüd see turvapadja välja lülitamise koht. Ta ei ole nüüd seal ukse juures, mis parema poolt avate, ta on siin keskkonsoolis siin laeka all. Et siit te saate siis manuaalselt lülitada turvapatja välja. Ühe viimase asja, mida ma kindlasti tahaks üle rääkida hübriidauto puhul, oleks see, et kuidas autot käivitada, kuidas aru saada, et auto töötab ja mida ideaalis võiks jälgida, et olla siis ökonoomne. Käivitamise puhul on siis see, et alati peab vajutama pidurit ja power nuppu korraga. Peale nende 2 nupu või piduri ja power nupu vajutust peab jälgima, kas siia kohta tuli nüüd redikiiri roheline või mitte. Kui see tuli, see tähendab seda, et reaalselt auto nüüd töötab. Võib valida käigu, võib liikumatada. Sõidu ajal, mida ma soovitan jälgida, on siis seda ekraani. Siin on 4 ala, charging, laadimine, Eco 1, Eco 2 ja power ala on see valge osa seal lõpus. Kiirendus kui selline. Soovituslikult võiks olla selline nii linnas kui maanteel, et sa vajutad gaasi nii palju, et see seir läks teise Eco ala lõppu või power ala algusesse. See tähendab seda, et ta kasutab mõlemat mootorit auto ja on ökonoomne. Linnasõidul alati soovitan siis peale kiirendamist mängida gaasiga. Ühesõnaga, lased korra gaasi lahti, seir kukub alla ja uuesti vajutad, siis hoiad esimeses Eco alas. See nüüd on selleks, et auto kiiremini vahetaks elektri peale. Ja selle kohta tuleb siia üles alati rohelist värvi EV kirjaga automärk. Pidurdamine nii linnas kui maanteel alati pikk ja sujuv, niimoodi, et see seir ei läheks siia off-alasse, kuskil millimeetri 2 puudu. Sest et nii kui saab pidurad off-alasse, siis ta laadimine katkeb, tuleb piduriklots piduriketta saab pidurdama. Ühesõnaga, mida pikemalt ja sujuvamalt sa pidurdad, seda rohkem sa taastad energiat akusse, mida hiljem tasuta kasutada. Loodetavasti oli kõik arusaadav. Liigume tagaistmele. Auto tagaistmed. Ühesõnaga, olulised kohad on kindlasti need taskud, mis on esistmete taga, et sinna saab siis asju hoiustada. Siin on õhuabad, mis suunab õhku sooja või külma siis tagaistujatele, siis saab seda kinni ka panna, et ei tuleks õhku. Olulised asjad on siis USB laadimise otsad, mida on siis tagaistujatele 2, et saab siis kasutada neid seadmeid laadida. Siit osas siis veel räägiks ära, et mõlemal pool, nii paremal kui vasakul pool on siis Isofix kinnitused, need asuvad siis nende plastikkatete taga, et juhul kui Isofix kinnitust ei kasuta, siis soovitan need plastikkatted tagasi panna. Peatoed sätted ise paika ja seljatugade alla laskmine siis käis meil pagasiruumist, nagu me eelnevalt tutvustasime. Viimase asjana tutvustaks näiteks ära siis lapseluku, asub ta siis tagaustel siin kohas, et seda hooba lükates alla saate ukse lukku panna niimoodi, et ei saa seespoolt avada, saab avada ainult väljaspoolt. Tõstes seda hooba ülesse, saab taas avada ka seespoolt. Loodetavasti oli piisavalt infot. Juhul kui tekib lisaküsimusi, kindlasti pöörduge oma müügikonsultandi poole.
ja ootame teid külla Haamsaru järvele, et autoga tutvuda ja teha proovisid.